Kätte on jõudnud suve see aeg, kus enamus Eestimaa aedadest on puhkanud õitesse. Ja üks selliseid majapidamisi, kus ütleme niimoodi, et see lilleilu võtab ikkagi silme eest kirjuks, asub Põhja-Sakala vallas. No kõige rohkem on päevaliilijaid. Neid on minu aias kevadise seisuga 560 sorti, liigid peale selle. Neid ei ole palju. Ja lisaks on mul veel flokse üle 300 ja umbes sama palju ostasid ka. Kuidas nii palju, kas oled sa nii-öelda teadlikult seda kõike kogunud ja kollektsioneerinud või on nad kuidagi niimoodi tulnud? No alguses nad ikka tulevad ja see teadlikkus tekib kunagi hiljem. Ikka päris palju aastaid tagasi, kui ma alles alustasin, siis kui sai täis 50 päevaliilijat, siis ma mõtlesin, et oi, kui lahe oleks, kui oleks 500. 500 sai täis eelmisel aastal. Et seal on ka palju aastaid ka taga. Aga mul on siuke natuke araka geen, et koguks kõike ja värvid ka meeldivad ja nii nad tulid. No 500 on täis, mis see järgmine number silmes on? No vist väga palju enam ei jõua, sellepärast, et ruum saab otsa, jõud saab otsa, kuskilt tuleb piir ette ja eks ma siis nüüd vanemaid lihtsalt kolin aiast välja ja uuemaid sisse. Päevaliilja nimi tuleb kreeka keelest. Hemera tähendab päeva ja kallos ilu. See viitab sellele, et üks õis kestab vaid 1 päeva. Kuigi üksik õis õitseb vaid 1 päeva, avanevad samal taimel järjest mitmed uued õied. Nii võib üks taim pakkuda õiteilu mitu nädalat järjest. Kollektsionäärid, nad on sellised vaiksed tagasihoidlikud ja omaette nokitsejad ja tegijad, et kas te ootate enda lõue peale külalisi ka, kes tulevad võtta, praegu ongi vist see kõige õigem hetk, kus nad kõik õitsevad, et kas te kutsute inimesi vaatama, aga tulge vaadake, nautige? Jaa, absoluutselt. Me oleme avatud nüüd nädalavahetusel ja oleme avatud ka järgmisel nädalavahetusel, ehk siis see ongi õitsemise tippaeg. Nüüd tulevad avatud talud, siis me ootame kõiki huvilisi. Käivad ka inimesed ette helistades, lihtsalt tulles. Rahast käib palju. No kui palju on selliste lillesortidega tööd või on ta ikkagi pigem selline, et ta on niisugune, panete maha, siis ta kasvab ja siis ta on ilus ja... No päevaliilja on hästi lihtne loo pidada, ütleks niimoodi. Et tema ei vaja väga palju. Tahab päikest, tahab natukene süüa ja tahab lihtsalt aeg-ajalt laiali jagada, et õied mahuksid õitsema. Ja nii ta elabki, hästi lihtne. Miks just see sort? Ma ei teagi. Kunagi, kui me siia kolisime minu vanavanemate tallu, siis kui ma olin välja juurinud Ruuge päevaliilja, mida ikka teatakse kõige rohkem võib-olla, siis ma ütlesin kõigile oma tuttavatele, et see on üks taim, mis iial minu aeda ei tule. Nüüd on näha, mis sellest kas siis nüüd sai. Et mina süüdistan aiasõbra aiandid, sest nemad hakkasid maale tooma päevaliilja sorte, mida nagu varematel aegadel üldse ei liikunud. Ja sealt see asi alguse sai. Ja kui ma nägin, kui kirju ja kui äge on see maailm ja nüüd, kui palju tuleb uusi erinevaid õisi ja vorme ja kõrgusi, sinna võib ära uppuda. Kas Eesti inimene on sellise nii-öelda lilleilu uskuja ja naudib ta seda? On küll. Hästi seda usku ja aiaturism hakkab järjest rohkem moodi minema. Ja kõige toredam on see, et meil avatud taludega on hästi palju inimesi, kes tulevad suurtest linnadest ja ütlevad, aga me tulimegi. Me veedame siin päeva ja me läheme siis koju tagasi ja see on siis meie selle aasta doos lilledest, lõhnadest, värvidest. Nii et inimesed, tulge maale, nautima kaunist lilleilu. Me elame siin ikkagi.